Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 22. Ja kallid inimesed, te olete ise ju meid siia toonud, nii et neid pöidled võite ju edasi panna ja jagage julgelt edasi. Mul on teil üks äge lugu rääkida. 10. september 1977 sündis siia maailma üks vägev mees. Nimelt tänaseks on ta väga vägev mees. Ja ma tean juba ette ära, et temast on saamas legend. Meie saatesse on jõudnud staartreener ja kulturist Ott Kivikas. Tere tulemast! Tere ka minu poolt kõigile ja hea meel on siin olla. Aitäh kutsu eest. Ott, sind on alati hea näha, nii trennis kui väljaspool trenni. Kõige klassikalisem küsimus, mida sa saad igalt poolt, küsin ka mina. Kuidas sul läinud on vahepeal? Tänan küsimast, tegevust õnneks jagub ja isegi kui vahepeal jagu, siis ma otsin seda ise juurde ja päris intensiivselt. Ja siis ma jälle avastan, et seda on kohati jällegi liiga palju, aga pigem ma olen selline tegus, et päevad on pikad, aga samas mõtleme niimoodi, et õnn on nagu teha asju, kus sa nagu kogu aeg tegeled millegiga, aga need on valdavalt toredate inimestega seotud, toredate mingite tegevustega seotud, hingelähedaste tegevustega ja see ongi, see teebki selle tegususe nagu mõnusaks tegususeks, et see ei ole siukene lihtsalt mingi sunniviisiline tegemine kuskil, kus sa ei taha olla, vaid need on üldjuhul kõik asjad ja inimesed, kellega koos ma naudin olekut. Äge. Ott, ma tahan korra ajas tagasi minna. No aga lähme. Korraks. Sa oled võimas mees ja sa oled väga selline multitalent. Ma olen tähele pannud, et sa suudad ikkagi 100 asja vajadusel teha. Kuidas sa kulturismi jõudsid? Ega see jõudmine oli puht juhuslik nagu enamus asjad, kui tagasi vaadata. Aga see, et mehel peavad lihased olema, see arusaam oli mul ikka päris lapsena olemas. Selle kinnituseks ju ma ka ostsin kulturistide postreid juba siis, kui ma tegelesin hoopis korvpalliga, mis oli nagu kulturismis kauge ja ka nõukogude ajal, kui esimesed sellised episoodid mulle meelde tulevad, siis ega tegemist oli ju põhimõtteliselt põrandaluse spordialaga, nii nagu ka karate ja muud, ütleme, sellised võitluskunstid, sest nõukogude inimesele, ütleme, selline läänest tulnud, eks ole, läänelik selline poosetamine, eks ole, see nagu väga ei sobinud. Ja nii oli ka kulturismiga. Nii et ja juba sisse ostetud postrid tol ajal kaubamajast ja kleebitud oma peaga sinna otsa veel mõnele mehele, et lihtsalt visualiseerida lapsena, kui sul lihased on niisugune välja näeks. Nii et tegelikult see näitab ka seda, et alateadlikult see soov täiskasvanud mehena omada lihaseid oli tegelikult mul kuidagi sisse juba kodeeritud, et ma arvan, see põhjus oli ka lihtne, sest tegelikult kui ka 85. aastal ilmus Kommando, mida siis kuskilt sahisevalt videokassetilt sai hiljem vaadatud, Rambo kogu need seeriad, ega siis ma arvan enamus minu vanuseid tüüpe, need tahtsid kõik mingil kujul lihaseid saada ja siis nad oligi, kes hakkas kahevõitlusega tegelema, eks ole, kes siis hakkas lihaseid pumpama, nii et ma arvan, et see oli, alge oli kuskil seal olemas. See on nagu nii tore istuda nagu eakaaslasega ja mul on tegelikult sama ajalooline mälu. Postrid, filmid, aga mul võib-olla see suund oli natuke teine, et minu nagu lemmik kangelane oli Bruce Lee, kelle filme ma samamoodi tegelikult vaatasin. Lihtsalt ütleme, et ka kahevõitlusaladega, me ju ise õmlesime kodus boksikindad ja siis ma mäletan, meil oli Moskvast oli ooperilaulja, me majutasime niimoodi suviti, majutasime siis nii-öelda lisateenistus juba emal nagu Airbnb tegi juba siis Vene aeg kusjuures oligi Viljandis toimusid suured üleliidulised maleturniirid ja siis vahepeal oli ikka täpselt oli, ma mäletan, Moskvast oli üks ooperilaulja oli kohal, kes niimoodi üle maja, siis kui see laul makkas, siis see maja kajas ja siis ta vahepeal tuli ja õpetas sambot väljas meile, siis me polnud sambost suht midagi kuulnudki, aga siis tema selgus, et oli mingi sambo taustaga ka ja siis tuli poistele õpetama, nii et tegelikult need võistluskunstid olid üks osa sellest lihtsalt võib-olla Viljandis maadlusel estuga, Viljandis oli vabamaadluse kool, eks ole, ja aga ma mäletan, mul oli see probleem, et ma kartsin kukkuda, et kui ma läksin ema viis lapsena sinna sellesse maadlustrenni, siis öeldi ka, et poiss arvestada, et sa hakkad siin nagu tolmukott lendama
ja siis ma vaatasin, et pagan, et sellest ei tule midagi. Siis boksi ei tegelenud ma sellepärast, et juba kui ma vanema venna, kes sain vastu pead, mida ma sain pidevalt, eks ole ju, siis aru, mul pea kogu aeg valutus peale seda, noh, siis ma sain aru ka, et kahevõitlusalade jaoks, eriti kontaktsete jaoks mul vist lihtsalt füsioloogia ei sobi, sellepärast, et kui sul on kogu aeg on peale seda ma ei räägi füüsiliselt valus olla, aga noh, lihtsalt kui see peavalu oli lihtsalt talumatu peale seda, kui sa said boksikinnastega boksideski pea valutas, siis ma sain aru, et pagan, see ei köitnud mind nagu. Ja siis ma tahtsin midagi vähe rahulikumalt. Läks pumpasid lihasid. Keijo juba mainis, et sa oled nagu mitmekülgne inimene, treener, koolitaja, sportlane. Ütle palun, et kas sul on mingi valem, et kuidas sa jagad enda aktiivsust, et see ajutöö ja füüsiline töö ja kuidas sa, see on aastadega nagu muutnud sinu nagu elu, sinu lähenemist ja kas sa näed, et siin peab üldse mingi kindel valem olema? Ega ta on tegelikult kuidagi nagu kujunenud, sest esiteks mulle antud nagu võimalus teatud rolle või ameteid pidada, mida ma ju koolis ega kuskil ei olegi õppinud. Alates saate juhtimistest, mida ma aastaid tagasi tegin, mul oli isegi mitu enda telesaadet mingil perioodil Kanal 2 ja hiljem osaledes erinevates teleprojektides, filmiprojektides, reklaamfilmides kuni ma ei tea milleni, eks ole. Ehk kogu aeg ma olin nagu mõnes mõttes nagu avatud proovima uusi asju. Kuidagi nagu tõenäoliselt nähti mingisugust ainest ka, et esiteks sa suutsid oma mõtteid nagu väljendada, mis oli telesaadete puhul ka oluline, eks ole, et sa suudad nagu rääkida mitte ainult oma alast, aga erinevatel teemadel. Et see silmaring oli nagu laiem, sest tõesti ka lapsena ma ka, ma lugesin palju ja just sellised raamatuid ka, mis arendasid silmaringi nagu. Ja hiljem nüüd kuidagi ma nagu tunnengi, et selline jaotus, et ma teengi võib-olla pool päeva, teengi personaaltreeneri tööd Sparta spordiklubis, eks ole, siis teise poole päevast, siis jääb ju sul esiteks pool päeva jääb üle, kui sa vara hakkad, siis on pool päeva vaba veel ja siis olenebki päevast, et kas seal on mingi koolitus selles päevas või on, kuna ma tegelen nii liikumisäppi arendamisega, eks ole, tänagi tulin sealt koosolekult, hoopis teine teema, aga ta on tervisega seotud teema, eks ole, või siis on välijõusaalid, mida me nüüd oleme siin pannud ju viimase 5 aasta jooksul tänu sellele COVID-i pullile 72 välijõusaali on aitanud üle Eesti maha panna. Ehk siis kõik on sellised nagu ongi oma alaga nagu seotud asjad, aga nad ei ole sellised hommikust õhtuni tegemised, et kui sul on erinev osalus, kas siis mingite tegevuste või asjade näol siis eri firmades, siis on ka hea see tasakaal, et nad nagu täiendavad teineteist, sest kui ma räägin liikumisest, ma jõuan lõpuks välijõusaalini ikka oma jutuga, eks ole, et minge, kui te juba liigute seal metsal, minge tehke siis, eks ole, juba täna korralikel trenasööridel, minge tehke siis trenni ka. Ja kolmas pool, siin ongi suvel, ma teen ju näiteks ka neid päevajuhtimisi, eks ole, mis on sellised suvepäevad juhtimised, õhtujuhtimised, sellised pulma ka olen teinud pulmaisana, et selles mõttes nagu ongi huvitav, et see nagu ega ma väga palju siin pea seal ette valmistama, et mulle tavaliselt ongi see, et ma ütlesin, et vaatame stsenaariumi üle, kui see tekst enam-vähem sa tajud, õpid seda publikut nagu tunnetama ka, et mis nalja sa saad teha, eks ole, kuidas rahvas tuleb kaasa, mis nalja peal üldse hakkab naerma, kas hakkab naerma, et kui sa selle ära tajud nagu, siis tegelikult ega ta ei olegi väga keeruline nagu teha ja ega seal kuidagi ja mida rohkem sa neid nagu teed, see on nagu treening, tegelikult esinemine on täpselt samasugune asi, kui sa saad iga nädal hoida ennast vormis, siis tõenäoliselt sa püsidki vormis, eks ole ju, et ma ise ka tunnen, et kui on mingil kujul, isegi kuune paus, mul on vahest niimoodi, kus kuu aja jooksul võib-olla ei olegi mingit koolitusi või ettekandeid, samas on kuid, kus on mingi 14 ettekannet, eks ole, sa paned kuu jooksul 14 ettekannet, pluss veel need mingid näidistreeningud otsa sinna väljas avalikus alas, eks ole, et siis on seda harjutamist päris palju, eks ole, ja siis kui on kuu vahe olnud, siis sa tegelikult lähed ja naljakas ongi, et siis juba ka kahtled natukene endas ja ikka niimoodi tunnedki, et nagu trenni pole see kuu nagu teinud, eks ole, et kuidagi oled ebakindel, aga kui sa saad järjest teha, siis ise ka vaatad, et ta nagu treening ta läheb järjest paremaks. Nii et ma ei oskagi öelda, kas seal
on midagi, ma ikkagi proovin täna jah, nagu valdkonniti hoida ennast seal, et ma ei prürgi kuhugi, kus ma saan aru, et noh, ma ei jaga sellest asjast üldse mitte midagi, vaata noh, tänapäeval on tehnilisi asju, millest ma ei tea mitte midagi ja võib-olla lihtsalt isegi noh, meil on varem olnud ka poliitikaalaseid vestlusi, noh, kui ma kuulan, jah, ma olen väga suur uudiste kuulaja, eks ole, ma tahan olla kursis, aga kui ma nagu kujutan ette, et ma peaks ühe päeva näiteks Riigikogus istuma ja kuulama, ausalt, noh, see oleks metsik pingutus, sest noh, pool juttu, mis tuleb, ma lihtsalt nagu proovin aru saada, no ma ei saa aru nagu, mitte et ta nüüd nii keeruline oleks, aga noh, see jutt on ikkagi suhteliselt nagu kuiv ja kui sa selle sees igapäev ei ole, noh, siis ta jääbki nagu mõistetavaks, et kuule, et noh, tõmbaksin otsa kokku ja räägiks vähe lihtsamalt või nagu, et läheks asjaga kuidagi edasi. Ma siinkohal võib-olla tuletaks meelde, et Tondiraba park, mida me ehitasime 4 aastat tagasi, oli tegelikult projekteeritud ka sinu abiga. Et see ei olnud niisama suvaline valik, et me pöördusime sinu poole ja siis sina eksperdina tegelikult lõid sisulise disaini, et kuidas need välitrenažöörid peavad olema valitud ja kuidas üldse see kontseptsioon peab olema üles ehitatud, et ehk siis tegelikult vaatamata sellele, et poliitikaga sa ei tegele ja võib-olla jumal tänatud, aga sinu mõju avalikus elus on ikkagi olemas. Rääkimata sellest, et noh, sa oled paljudele eeskuju, aga ütle, et kas sa seda tunned, et sul on nagu selline täiendav vastutus, et üks asi, et inimesed õpivad, sina oled õpetaja, koolitaja, treener, aga teine asi, et keegi ka vaatab ja tahab olla, noh, kui mitte samasugune nagu sina, aga võtab sinust eeskuju kindlasti. Kindlasti tunnetan, eks ma tunnetangi seda, kui ma kuhugi lähen, noh, ma toon lihtsalt näite, nädalavahetusel me olime pulmas, 2-päevane pulm, eks ole, noh, sa lähed nagu sinna ruumi, eks ole, või oli mingi koolitus kuskil pool täpselt eelmine nädal, noh, seal on ka mingi laud on juba pandud ette, eks ole, mingi snäkid on juba laua peal, ja seda ma seal lihtsalt seisan ilma isegi argumenteerimata või olemata, aga põhimõtteliselt on täpselt samasugune asi, kui sul tuleb politseiauto tuleb vastu ja sa tunned, kohe sa hakkad kontrollima, et kas sa oled õige kiirusega, eks ole, ega sa kohe midagi rikkunud ole. Inimestel tuleb kohe meelde, kui nad näevad mind, neil tuleb koheselt meelde, et oot, kas ma ikka pean seda võtma, mis see äkki Ott arvab sellest asjast, kui ma tõstan endal taldrikusse võib-olla rohkem kui vajan. Et see ongi naljakas, et ma tegelikult seisan jumala suvaliselt, noh, ütlen ausalt, kui inimesed mu sisse tol hetkel näeks, ega ma ei arvuta seal, ma ei tea, kes kui palju tõstis või tegi, aga väljaspoolt see kuvand on täpselt selline, nii nagu noh, ongi korrakaitsjal või kellelgi teisel, keda inimesed lihtsalt mundris näevad ja põhimõtteliselt nad nagu automaatselt hakkavad oma käitumist kontrollima. Et selles mõttes muidugi see, ja nii ma seda tunnetangi, eks ole. Või siis noh, keegi, kes tuleb täna, mul on naljakad juhused, ma aasta tagasi istusin Pärnus, oli meil ka Kevadpättels üks selline vahva üritus, mis ka nüüd eeloleval või möödunud nädalavahetusel ära oli. Ja aasta tagasi olin ka seal koha peal, tegime seal oma fitness challenge'i võistlust ja siis tuligi mu juurde, et endas peaaegu pikem ära abetunud juba, et noh, vaatad, noh, ei oska vanust ka tänapäeval vaata öelda, kui palju on ja tuleb, vaatab ülevalt alla, ütleb, et ma olen su õla peal istunud. Mis kuradi koha peal see õla peal istumine võiks olla, aga siis võttis nagu pildi välja, ütles, et näe, vaata, mingi vennal oli kuskil veel pilt oli säilinud, ütles, et kuule vaata, et siin on noh, mingi 15 jaani vist oli mööda läinud, noh selge, et noh, mingist 7-8 aastast kutist oli siis kasvanud välja siuke pea 2-meetrine tüüp, nüüd juba ära abetan, noh siis paneb mingi 10 aastat veel otsa, et ma mõtlesingi, et kus õla peal ta sai istuda, aga siis sa nagu vaatad ka, kuidas inimestel nagu mingil hetkel, kui nad on lapsed olnud, eks ole, nad on toodud isad või emad või kuskil, siis on teinud mingi pildi ja aastaid hiljem siis noh, mõni mees on ka näitanud, kes on tänaseks ise, eks ole, arvetatava nagu treenitusega, et aga tal on lapsena mingi pilt, mis siis teda nagu ka öeldi, kuule vaatad, et noh, tead, kasvata endale ka lihased, eks ole. Nii et selles mõttes on kindlasti sellised lood mulle nagu hästi meeldib, kui inimesed neid tegelikult päriselt tulevad ja jagavad seda ja selge on see, et ega ma ise ju ei mäleta, kes mulle sinna kõrvale toodi ja mis hetkel, aga osa teevad veel siis samasuguses poosis mingi pildi, noh, ütleme, kui nad ennem olid kuskil mulle siia kaenlauku need lapsed, eks ole, kes toodi, noh, täna ongi nii, et ma olen ise
ise neile kaela auku kuskil pool, eks ole, see kutt on ise poole suurem kui ma ise olen, nii et siis on nagu äge selline tunne, et okei, et näed, et inimestel on nagu siiamaani nagu meeles ja tõenäoliselt võib-olla oma mingites valikutes või vähemalt ütleme treeningu motivatsioonis on nad aeg-ajaltki meelde tuletanud või vaadanud seda pilti ja võib-olla on tekkinud nendes uuesti soov ikkagi trenniga jätkata. Nii et ma selles osas olen ülitänulik, tähendab selle, et mul on olnud mingi tegevus, mis tõenäoliselt on mõjutanud satugu mitte tuhandeid inimesi mingil kujul, mingil eluperioodil, kas või lihtsalt iseenda tervise eest midagi tegema nagu või ennast muutma. Mina olen mõned aastad noorem sinust ja ma olen ka käinud kaasas sinu selle meluga, õigemini jälginud sind väiksest peale. Nimelt sa treenisid ka mu onuga koos kunagi. Ja nüüd ma jõuangi selle järgmise peatükini. Mul on sotsiaalmeedias üks pilt. Ma olen seal oma väga hea sõbra Otiga ja siis seal on ka Ott Kiivikas. See oli meie esmakohtumine. See oli päev, kui me saime tuttavaks. Ja see oli, kui ma ei eksi, 13. oktoober 2018. See oli sinu amatöörivõistluse lõpp vist, lõpuaeg, eks ju. Oli jah, see oli viimane võistluse aasta küll kindlasti. Ja. See oli Alexela kontserdimajas. Oli. Kulturismi kui sellist ega ma väga niimoodi jälginud. Mul sõbrad võistlesid seal ja mulle öeldi, et kuule mees, sa pead tulema, et Andres on laval ja see mees on laval, aga tead, Ott Kiivikas lõpetab seal ära. Et kui see nüüd ei tule, siis sa võib-olla 40-st mõtled, et oleks võinud minna. No ma muidugi tulin kohale. Ja ma ütlen sulle ausalt, et see moment, kui seda kuldset konfetit sealt alla tuli, siis ma tegelikult, mul oli nutt kurgus. Kas ise mäletad seda tunnet? Muidugi mäletan. Mida sina tundsid? Eks samasugused emotsioone, sest isegi ju minul endal oli pisak seal silmas ei saa salata, et sest kogu see periood ju 25 aastat ju tegelikult ma lavalaudadel olin järjest, oligi ilma mingi maha astumiseta, et see on inimese ja tolleks hetkeks veel vaatad, et see oli 2/3 mu elust sel hetkel, kui ma lõpetasin ju, et oli ja kodupubliku ees lõpetada ja lähedased olid ju kõik mul selle samas juures ja see oli väga ilus hetk. Kuidas see lahkumisetendust teha ja teha seda ka tipus olles, et mitte siis, kui sa närtsid, aga siis, kui sa oled ikkagi, ma võitsin sel aastal tuletame meelde ka maailma reitingu absoluutarvestuses, et ma olin maailmas number 1 tol hetkel aasta lõpuks seisuga. Pärast näitan sulle seda pilti ka, see tuleb kohe meelde. Sa oled selles mõttes ka hull tööloom, et pärast seda me istusime kõik ikka päris kaua üleval, aga sa tõmbasid juba lennuki peale hommikul ja läksid juba edasi. Kuidas sa hoiad enda sees seda roboti stiilis töölooma edasi minekut? Võib-olla jäi unest veits puud, aga ma lähen ja teen ikkagi. Teate, eks elu on õpetanud selles mõttes, et ega neid võistlussõite lihtsalt on palju olnud. Tihti olid ju turniirid, olid mitmepäevased turniirid. Nii oligi, et üks päev lõpetasime ühes linnas, sinna järgnes bankett. Ei saa salata, ma ütleme, ei ole kunagi täiskasklane olnud, aga ütleme nii, et mul ei ole kunagi jäänud napsu pärast nagu midagi tegemata. See on ka nagu üks oluline pool ja spordis ka ma arvan, et mul olid juhused, kus oli nii, et ma läksin enam otse peo pealt ma läksin, küsiti järgmine päev, et mis ööga teinud oled, et sa oled veel paremaks teinud ööga. Aga mis selle nagu mitte kuidagi sellega uhkustades või kuidagi öeldes, aga lihtsalt kui sa oled nagu tippvormis, siis on selge, et ega alkohol ise ju, mida keha teeb, on see, et hakkab seda väljutama, eks ole, ta töötab tegelikult teoreetikuna selles mõttes, et vett väljutana ja selge on see, et kui sa seal tantsuplatsi pealt, ma olin ka alati siukene, kes esimesel läks ja viimasena sealt tuli, seda trampisid veel oma, ma ei tea, 10 000 sammu seal tantsuplatsi peal ka selle võistluse järel veel maha. Selge on see, et hommikuks oligi see kehakaal oli veel kukkunud tegelikult vedeliku arvelt ja selge on see, et see pilt oli veel teravam järgmise päeval, nii et mul on ikkagi olnud nii, et kus ma ööga tõusen umbes siuke 5 kohta, samad mehed pannakse joone peale, esimene päev ütleme, sa oled nagu 10, järgmine päev sa ööga tõused 5 kohta, täpselt sama kohtunike panil, samad inimesed pannakse järgmine päev uuesti lavale. Küsitigi, mis öö sa tegid, teised läksid ilusti õigel ajal magama, täpselt läksid magama, mina läksin otse peo pealt. Olid sellised juhused ja ma ei taha öelda, et see nüüd kõigi puhul toimib ja et kuidagi peaks seda mingi motona võtma, aga mul ei ole mõtet seda lugu nagu varjata või kuidagi nagu peita ära, kui see tegelikult on nagu niimoodi olnud või juhtunud, eks ole.
nii et ja noh, mul oli ka võib-olla see pluss, et ega õnneks on ka see taluvus, ka alkoholi taluvus nii palju hea, et ega ma tulen järgmine päev üles, ega mul ei jää sellest nüüd järgmine päev midagi tegemata. Vähe sellest, et tööasjad jääks tegemata või et trenn jääks tegemata, et noh, sa vajadusel magad päeval veel paar tunnikest, tuled üles ja see päev on täpselt samasugune päev, nii kui ta on teised päevad, nii et selles mõttes nagu kuidagi nagu õnneks mul on olnud selle alkoholiga suhe täpselt selline, et sa ei tohi tega liiga sõbraks saada, me ei ole ka vaenlased, aga noh, ütleme niimoodi, et selline kuidagi ütleme, kas lugupidav on võib-olla palju öelda selles kontekstis, aga selline normaalne läbisaamine, et me ei sega üksteist ja kui vahest on maandust vaja, mida tegelikult spordis ma tundsin, et mul oli seda vaja, mul oli vaja seda, et see pinge on nagu maas ja ma kuidagi lõõgastusin seeläbi paremini, ma ütlen ausalt, ma pingutusin järgmine päev selle võrra nagu rohkem, siis kuidagi ta nagu töötas minu mõttes nagu maanduse mõttes, alkohol tegelikult tolledel töötas nagu päris hästi. Aga igapäevases elus, mida sa kasutad pinge maandamiseks? Igapäevases tegelikult mul on kodus loodud ka sellised päris head nagu tingimused, et hea saun, siuke lõõgastav ütleme siuke jacuzzi, selline spordi vaatamine, lähedastega koosolek, mingi hea toidu tegemine. Mul vend teeb ime hästi, teeb ka süüa, kutsud venna külla, ta teeb väga hästi süüa, et kõik sellised nagu tegevused ja mõtlengi, et kodus on mul meeldib juba kodus olla nagu tegelikult. Noh, nii, ma võib-olla ei saa seal liiga palju olla, aga kui ma seal olen, siis ma seda olekut täna nagu naudin ja kuna mul on oma naisega ka väga tore ja hea läbisaamine, et nagu vaata vahest on nii, et mõnel mehel peab olema 5 sõpra kogu aeg ümber, eks ole, kodus, aga noh, mulle piisab täitsa sellest, kui naine on kodus, me oleme ka nagu sõbrad ja sul ongi huvitav ka koos olla, sul on kogu aeg milleski rääkida, midagi arutada ja teha, et võib-olla erisus võib-olla mõne teise mehe puhul ongi see, et ma ei vaja nagu enda ümber nagu igapäevaselt hulka sõpru, kellega siis oleks nagu huvitav koos olla nagu. Mul on sõpru ja meil on ka aeg-ajalt väga tore koos olla, aga ütleme tavapäeval jah, või isegi mingi nädalavahetus 2 päeva rahulikult me võime kahekesi aega veeta ja on väga tore koos. Kas sinu puhul siis saab öelda, et selleks, et kodus oleks hea olla, peab olema kõrval nagu õige naine? Kindlasti jah. Ma arvan, et mees püsib kindlasti kodus palju paremini, kui tal on naisega juba huvitav olla, huvitav rääkida, mingit ühist tegevusi teha. Me aias koos teeme kõik asjad, teeme sisuliselt koos, jagame mingit tööd ära, mida me teeme seal. Praegu on ju kevad, on imeline selline aias nokitsemise aeg. Siis me teeme kõik aiatööd, jagame ära, kes mida teeb, et siis ongi siuke ühistegevus, pärast ongi, paned saunad sisse, käid saunas, vaatad mingi spordimängu välja, kuna me mõlemad oleme ka suured tennisevaatajad. Praegu tulete meelde, Roland Garros käimas, eks ole, iga õhtu tuleb tennist niimoodi, et ei jõua ära vaadata. Ja siis ongi niimoodi, et nii need päevad nagu mööduvad, ja seal on see tasakaal nagu olemas, et seal on seda tööd on nagu mõõdukalt, et meil on see aiajupp ei ole liiga suur, et sa ei pea seal hommikust õhtuni nagu orjama, aga see on täpselt niimoodi, et seal on ilus lilleaia osa, seal on väike murulapikene, mida sa pead seal hooldama ja siis on lillekesi, mida kasta ja puid ja põõsaid, nii et täpselt siuke paras nagu kooslus, et sa tunned, et sa justkui midagi nagu aias teed ja samal ajal ei väsita sind liiga nagu ära, et ta on nagu minu jaoks täpselt paras. Ühes enda intervjuus sa nagu ütlesid, et see ei ole tsitaat, aga ma nagu sain mõttest aru nii, et tegelikult hea suhe nõuab pingutamist, et sa pead ikkagi päris korralikult vaeva nägema selleks, et areneda, selleks, et vormis hoida ja see on siis hea suhe siis alus. Aga kas see ei väsita? Ei eks ta ikka väsitab, aga tõsi ta on, tuleb seda tänase seisuga konstateerida, et sellega tõsiselt tulebki tegeleda ja millest ta tegelikult hakkab, on ikkagi hakkab ta ikkagi sellest, et jah, et sul on mingi võib-olla niisugused viisakad nagu mingi kokkulepped, mingi ühisest arusaamast, mida sa ühelt või teiselt poolt ootad, eks ole, kuni võib-olla selleni, et isegi tal on näited, kui me siin käime seal täpselt siin 2 päeva pulma, siis mingil hetkel, kui ikkagi
proua ikka märkab, et kuule sõber, et siin nüüd äkki aitab nüüd nagu, eks ole, et noh, siis sa ütled, et okei, et kui sa ikkagi nii arvad, et tänaseks aitab ja noh, tegelikult ju lõbus on juba olnud ka, et sa nagu õigel hetkel tegelikult lähed ise ka magama ära, et sa ei ole nii, et kuule, tead, noh, mis sa siin õpetad, et tead, ma panen siin 5 edasi nagu, et noh, see on väga lihtne näide, aga noh, tegelikult tihtivad sellise koha pealt nagu see asi lähebki viltu, vaata, kus nagu noh, üks teeb nagu märkuse viisaka niuksega, mitte kuidagi nagu üleoleva, aga teine pool lihtsalt teatud staadiumis ka olles, ega sa seal ei aktsepteeri, eks ole, seda juttu enam, et eks ta alates niisugust asjadest kuni siis noh, mingite lihtsamate koduste asjadeni, mis on, nii et ja sellega tuleb tegeleda, aga ma samas konstateerin, et vaatamata, et see nõuab nagu pingutust, tagab ta ka tegelikult ikkagi sellise kodurahu ja arusaama ja see ei tähenda nüüd ka seda, et öeldakse, kuule, see vend nüüd, ma ei tea, naise sussi, sest teeb nüüd kõik asjad, mida naise ütleb, et no päris see nii tegelikult ei ole. Kadedad inimesed tavaliselt seletavad seda kuskil. Jaa, aga nagu ma ütlen, et isegi kui sa oled ise nagu tugev meesterahvas, siis nagu öeldakse teatud aktsepteeridega, teatud naise soovidega, noh niimoodi mõõdukal kujul, mitte et sind kujundatakse, ma ei tea, täiesti mingiks teiseks inimeseks ümber, on nagu kuidas nüüd öelda, on ka selle suhte ju üks nagu alus või kokkulepe, et ei saa ju nii olla, et noh, vaata, ma olen selline, nagu ma olen ja ega ma ei tahagi paremaks muutuda ja kui sa tahad minuga olla, siis sa pead aktsepteerima, noh, siis ongi, noh, siis ütlebki, kuule, aga võta oma kodinad ja hakka siis minema, sest noh, alguses ma ju võib-olla ei olnud selline, ma proovisin olla parem, eks ole, kui ma olen, aga tavaelus ongi, vaata, mingi hetk ju algul kõik pingutavad nagu meeletult, ainult on nagu kõik on tore, eks ole, sa oled nagu viisakest, et võib-olla uksi lahti ja asju ja tõstad tooli, kui daam tuleb ja noh, siuksed asjad ja siis vaatad ka, et siis kurat ära unustama neid asju. Saad aru, noh, et ei lähe enam, ei teegi ust lahti ja kuskil ja ei lasegi naist enne uksest välja ja oi, et viisakama laua taga, noh, ma ei räägi kodus võib-olla, ma ei tea, köögilaua taga, aga noh, kui te 8 välja lähete, noh, et pakun daamile kõigepealt iste, eks ole, panen ta istuma, noh, hakkad ka vaatama, et ma hakkan ka vahepeal ära unustama, eks ole, ja siis, aga ta on nagu selles mõttes oskus, et ega ta ei isegi midagi ütle, ta jääb lihtsalt seisma, vaata, kui sa tooli juurde seisma, eks ole, ma juba istuma, mis ta seisab. Okei, noh, aga see meeli tuletamine ei pruugi olla üldse sõnadega, aga halvustavalt ta lihtsalt kehakeelega annab märku, kui sõber, et ära ütled vakslase, et kõik asjad on ikka samamoodi, nii et ma arvan, et see on ka sellise targa võib-olla naise nagu oskus nagu seda ikkagi niimoodi viisakalt meelde tuletada, et see ei tunne ennast ka nagu halvasti. Kas selline nagu elutarkus tuleb meestel aastadega või tänu targa naisele? Ma arvan pigem tänu targale naisele, sest ma ütlen, ega sa võid ju kuskil käia etikettikoolis ja õppida, aga noh, lihtsalt nagu ma ütlesin, ega tahes-tahtmata nagu lihtsalt asi muutub nii tavaliseks, et sa hakkad neid justkui väikeseid asju, mis on nagu naise jaoks ka olulised või noh, ma ei tea, mul on mingi teine asi, mingis teises kontekstis on oluline, et kui ma tulengi hiljem, et noh, kui ma olen ise tavaliselt selline, kes kodus teeb söögi ka hommikul ja õhtul, aga noh, näiteks ütleme tänasel juhul, kui ma läheksin õhtul ka lindistused, läheksin koju, noh, jube tore oleks, kui toit oleks lauas, et mitte, et siis ma hakkan veel ise tegema, eks ole ju. Et noh, ka sellised nagu märkamised või ka eelnevalt isegi kokkuleppimised, kuule, kui ma täna tulen hiljem, äkki võtad selle asja enda peale teha, eks ole, noh. Väiksed asjadega need loovad selle väga hea struktuuri nagu perele, et selleks ikkagi mees peab olema ka tark, et jah, sul peab olema, vaata, ega noh, ma ei saa salata, et mul on seda varasemat, ütleme, ma olin ju 18, kui ma hakkasin tegelikult koos elama naisterahvaga, kes oli minust vanem tol hetkel ja kui ma võtangi nüüd 30 aastat hiljem, noh, ega ma üksi, ma ei olegi väga elanud. Ma olen kogu aeg elanud suhtes ühe naisega, teise naisega, 3. ja 4. Ehk siis tegelikult sul ongi nagu mingi kogemus lihtsalt nii palju varasem, et kui sa nüüd täna seda kogemust, mis sul täna on, võrdled võib-olla mõne varasemaga, siis noh, sa annadki aru, et kuule, et see, mis sul nagu on, et see on nagu väärt asi, mis sul on praegu, eks ole, see suhe on sul väärt, eks ole, see naine on sul väärt, et ära sa sellest nüüd ilma jää. Ja ma pean endale ka meelde tuletama seda. Et see ei ole ikkagi nii, et sa kohtud naisega, kes on sinu jaoks loodud, sa ainuke õige ja tänu sellele, et te olete leidnud teineteist, noh, see suhe nagu areneb. Et ikkagi mõni asi tuleb elukogemusega ja tänu sellele, et on olnud erinevad elukogemused, õppetunnid, et sa nagu kuskil ei jõuad ikkagi, et see ikkagi noh, aastatega
mingi elutarkus tuleb. Jaa, ma kindlasti kasutan seda, sest ega aju ei teegi, inimese aju või midagi muud ei teegi. Ta ainult võrdleb situatsioone, varem kogetuid ja neid, mis meil praegu on, eks ole. Noh, ja kui sul on nagu, ütleme viimasest ajast ka kogu aeg ikkagi siuke valdavalt ega hästi positiivsed ja ma ei taha nüüd kuidagi pidi väita, et mul varasemate kooslude pole midagi toredat ja loomulikult olid ja iga üks neist omas hetkes või ajas olid ka väga toredad. Aga noh, mingil hetkel nad said kaju otsa ja loomulikult ma tean ka, miks nad otsa said. Siis täna ma ikkagi pidevalt tegelen ka sellega, et noh, et see lugu nagu ei saaks otsa, sest mõelda ka, et noh, mis seal on ja ega noh, kui sa ütled ka, et kas ma ei leiaks nüüd järgmist kaasa, muidugi ma leiaks, aga noh, jällegi nagu samas kontekstis sama nagu väärt naist leida, noh, ega see ei pruugi kõige lihtsam ülesanne üldse ollagi. Ja samamoodi, et aja jooksul õppida üksteist tundma kõikide oma nende heade poolte ja vigadega, noh samamoodi, ega me võime öelda visuaalselt nii naised kui mehed tihti vaatab peal, noh see on ju ideaalne, et see on veatu, noh tegelikult kui sa veedad kas või mingi õhtu koos, sa hakkad juba neid vigu tegelikult märkama, kas siis kõnes, kas siis mingites arusaamades või noh mis iganes asjas ja loomulikult mida vanemaks sa saad, seda selline intellektuaalsem koos olemine hakkab omama nagu suuremat tähtsust võib-olla kui füüsiline ja kusjuures füüsiline ei pruugi üldse ära kaduda. Ütleme nii, et on ju teatud hulka vanemaid paare veel, ma ei räägi üldse ise endast, aga siit võtame edasi, kes tegelikult selgub, et võib-olla nende füüsiline kontakt või läbisaamine vaata, et on aktiivsem kui võib-olla paljudel noortel tänapäeval, eks ole. Nii et tegelikult need on mõlemil tasemel peab see asi nagu tegelikult lappima aga me saame ka aru, et enamalt jaolt me suhtleme intellektuaalsel tasemel, mis tähendabki seda, et kui sul ikka lõpus rääkida midagi ei ole või pole ühiseid teemasid, mida arutada või on asju, mida sa lihtsalt ei saa naisele rääkides, ta saab lihtsalt pahaseks või ei mõista seda, siis ega siis ongi, siis sa eladki mingis sise selles, võib-olla jagad seda siis kellegi teise või kolmandaga ja kodus on siuke viisakus värk, et kõik teevad näo nagu midagi ei oleks, aga ühiselt ka ei jagata mingit asja nagu, mulle tundub, et sinu jutust kõlas nagu üks mõte, et tegelikult, et selleks, et see suhe oleks nagu tugev ja areneks ja oleks selline lugupidamine inimeste vahel ja soov areneda, et peab olema ka kartus, et sa pead nagu tegelikult mõtlema ka selle peale, et see on siis see väärtus, mis on nagu sinu lähedal, aga sa võid ju seda kaotada ja kui see tunne on, siis see annabki sellist igapäevast motivatsiooni pingutada. Sa panid väga, isegi ma arvan päris täpselt ütlesid Mihhail praegu ka tõesti, et selline alateadlik kartus, kas siis ilmajäämise eest või ka ütleme isegi kartus natuke libastuda ja mitte libastuda, nüüd ma ei mõtle nüüd kellegi teise naisterahva kuhugi otsa, aga libastuda mingite lihtsate võib-olla ütleme siis asjade peale, mis võivad teises inimeses pahameelt tekitada läbi oma käitumise, sest ütleme, me oleme ka omamoodi erinevaid, eks mul on ka oma selliseid nii-öelda, kuidas nüüd öelda, oma mingeid harjumusi või vanast elust mingisuguseid harjumusi asju kaasas, mis võib-olla praegusele suhtele või kaasale nagu ei meeldi, vaata, ja siis ma pean endale pidevalt neid ka meelde tuletama, et kui see talle ei meeldi, mina saan ju enda käitumist ju tegelikult kontrollida, eks ole ju. Et ta nõuab siukest alateadlikku kontrolli, mõneti nagu öeldaksegi, ta on seotud sellise kartusega, et pahandada, aga samal ajal see tegelikult distsiplineerib mind ja võib-olla, mitte võib-olla, aga päris kindlasti muudab mu enda käitumist ka nagu ütleme, võib-olla väljapoole vaadates nagu aktsepteeritavamaks, nii et. Aga siit tuleb veel üks nagu mõte, et see, mis paneb sind pingutama, et sa oleks iseenda parem versioon kellegi jaoks, teeb ju sisuliselt sind paremaks. Et tegelikult õige suhe teeb sind paremaks. Jah, me võime ka isegi sellele tasemele selle mõtte viia küll, jah, kindlasti. Aga inimene kas areneb või mitte. Et ta tegelikult nagu kõik nagu looduses ja nagu maailmas, et paigas ei püsi midagi. Et eriti kui see on nagu inimene. Ja tal on kaks valikut, kas sa arened või degradeerud tegelikult. Ja küsimus on, kas inimene suudab end motiveerida, mis motivatsiooni allikas on
ja nagu õige suhe on nii energia kui ka motivatsiooni allikas. Kindlasti, nii et sa võtsid sellega väga ilusti selle teema võib-olla ka kokku nagu, et seda motivatsiooni saab selles paari suhtest nagu tõsta nagu täiesti mingil teisel tasemele enesearengu perspektiiviga päris hästi nagu. Aga te olete ka spordis kaaslased tennises, et räägi palun sellest, et see on päris nagu huvitav, et eriti arvestades, et ma jällegi sinu jutust saan aru, et sa nagu oled tegelikult emotsionaalne inimene. Jaa, ma ikka olen ja ma ei tea nüüd lihtsalt, kuna meil see pulmamöll oli nii värske, siis seal oli järgmine päev oli ju 2 päeva spordi tegemist. Saad aru, kui saavad spordi inimesed kokku, me lepime mingites reeglites kokku, et tehakse sporti niimoodi, eks ole. Ja siis nagu selgus loomulikult, et kuna Peigmees ise võis neid reegleid jooksvalt kohendada, täpselt siis, kui ta nägi, et keegi hakkas kuskil kaotama, vajadusel läks ja aitas ja mis on tegelikult, ütleme sellise pulli tegemise juures ju tegelikult tore, aga siis jällegi lööb endas välja see sportlane, eks ole. Kui mingi poole võistluse pealt järsku mingid uued inimesed on platsi peal, siis keegi võetakse välja, vahetatakse välja, siis kellelegi antakse kuskilt rohkem punkte, meilt võetakse midagi ära, võt siis hakkad kohe võitlema, seda aru, siis ei ole vahet umbes, et on mingi, tegelikult suvaline mingi peovõistlus ju tegelikult, seda aru, eks ole. Ja tulles siia võib-olla selle algse teema juurde tagasi, mis puudutab nüüd kaasaga koos spordi tegemist, siis tõesti, ega tema oli ju harrastustennisist, naiste siuke teise liiga esimene ots paaris mängus ka ja kuni nüüd ikkagi eelmise aastani me saime koos ikka mängida, lihtsalt tal oli siis põlvevigastus, mis on tänapäevane annab tunda ja me ei ole nüüd see aasta isegi saanud üksteise vastu mängida kordagi. Nii et ma ikkagi nüüd käin üksi mängimas, ma olen käinud Taavi Himmisti juures 3. aasta vist läheb treeneriga sellist tegemist, nii et Taavi on tegelikult mulle sellised tennise põhitöö nagu selgeks õpetanud ja tasapisi see mäng, ütleme nii, et ta ikkagi tehniliselt läheb ka nagu paremaks. Ma ise tunnen ja see kajastub kindlasti mingites löökides ja mingites asjades, aga selge on see, et mul ütleme sellist meeletut nüüd nagu võistlemisvajadust mul ütleme tennises ei ole võib-olla kui oli oma ala peal või kuskil mujal, et ma küll osalen pidevalt ütleme mingite harrastajate turniiridel ka, aga seal on ka tihti nii, et seal isegi õhtul lõpus ei õigata, kes seal võitis või kes kaotas, ise loed ikkagi neid võite ja kaotusi, loomulikult mingi emotsiooni sa saad, kui sa käid õhtu mängid 4 mängu ja saad aru, et kuule ma siin 3 võitsin, ma ei tea, 1 mängisin viiki, päris hästi tegid, eks ole. Aga otseselt jah, ma nagu seda meeletut nagu tulemust nüüd tennises taga ei aja, aga mulle tennis nagu hästi meeldib, mulle meeldib nii teda vaadata kui mängida ja just selles mõttes, et ta on hea selline aeroobne treening, mida ma tavaliselt ütleme selle jooksuraja peal ma väga ei viitsi teha, samal ajal südamele, ma saan aru, et lisaks kangitreeningule ma peaks midagi tegema, siis tennis täidab väga hästi seda funktsiooni ja teine asi, mis tennisel on veel, seal on 2 asja, mis meil vanusega koos hakkavad aeglustuma, mida kindlasti kahevõitlusalad säilitavad, on reaktsioon, mida tavaliselt, seal on ka palliga peale lööb, sa pead eest ära saama, või sa pead reageerima, eks ole, paaris mängus ka, seal lüüakse päris palju ja vollesid asju. Ja teine asi on igasugune liikumine, edasi, tagasi, külgede peale, täpselt sama asi, mida me lapsena pidevalt teeme läbi mängude ja siis mingil hetkel, kui me enam ei tee, tõesti, me küsime ka, et võib-olla miks mul tavaelus, miks ma pean üldse, ma ei tea, tagurpidi käia oskama, eks ole, aga samas ütlen, ega see oskus paha ei tee, sest kui ma mingis kontekstis natuke koperdan või komistan või teen, pean paar sammu tagasi askuma, järsku selgub, et ma ei oskagi neid samme enam tagurpidi teha, kukun. Et ehk me otsime seda tegelikult tavaelus praktilist või on tasakaal või mingi asi, mida ma saan säilitada, et mine libedaga õue. Ongi see, et kui mul on see kas või trennis saadud väike tasakaalu tunnetus veel olemas, et isegi libedaga, kui ma korra jala viskab alt ära, ma suudan jääda püsti, ma võin hoida ära puusalumurru mingis vanemas eas, kus inimene selgub, et on 2 aastat peale seda, 50% naised mingist vanuses selgub, et surevad ära peale seda. Ehk siis see on ka nagu näide, et me ei pea alati otsima treeningu nagu ütleme siis mõju nüüd meeletult nagu välimusele või otse nagu rõhksõnalt tervisele, vaid küsimus see tervis ülekantud tähenduses, et ka ütleme mingi õnnetuse korral, kas see on lihtsalt jalg jala ette koperdamine, on see trepi peal kuskil kukkumine, kui sa õpid kukkuma, nii-öelda ka treeningul, käsipallitrennis samamoodi pidid oskama kukkirpalli niimoodi kukkuda, et kui sa kukud, et see ei kuku lihtsalt nagu ees kuskil maha, sa oskad käsi ette panna, sa oskad üle selja rullida, ehk need on tegelikult sellised praktilises elus vajalikud asjad, kui suga peaks midagi juhtuma, on tõenäoliselt
kiirus, sa oskad midagi, keha oskab reageerida, et võib-olla tihti inimesed ei oskagi seda pidi nagu spordi tegemisele nagu mõelda, sest meil on alati tunne, et ega meiega midagi juhtu vaata, mis seda ikka õpib. Ja kuidas see ikkagi on, et kuidas mängida paaris, kui sinu partner on nagu sinu naine? Mul on esiteks vedanud see, et ta mängib minust tennist paremini, nagu see nagu, kui sa mängid ennast parema paarilisega, siis sul on alati hea mängida tõesti, et pigem jah, ka omavahelistes mängudes nii palju, kui me üldse mänginud oleme, üks-ühele me oleme ka mänginud päris palju, ütleme ausalt, seda võidurõõmu minu pool on ikka ühega näppudel olnud, ütleme, aga neid kordi, kus me mänginud oleme, no neid on ikka kümneid ja kümneid, eks ole, nii et see võiduprotsent ei ole liiga suur. Ja teine asi, ma pigem nagu imetlen, et vaat tennis on, mis on nagu üks asi, mis on tennise puhul huvitav, et kui on palju alasid, kus meestel on selge eelis nagu, no lihtsalt füüsiline eelis, no vahet ei ole, kas sa midagi tõstad, jooksed, teed, no sul füsioloogiline eelis, noh, vähemalt mingil tasemel on. Aga tennises on niimoodi, et noh, isegi keskpärasel tasemel, sul võib tulla naisterahvas vastu, noh, lihtsalt ta halvab su ära lihtsalt, siis on midagi teha. Ehk see, seal nagu see mehe jõud nagu ei maksa tegelikult nagu mitte midagi nagu, ehk sa tegelikult ongi ainult mingisugune oskus, eks ole, ja kui sul seda oskust ei ole, noh ainus võimalus ongi, eks ole, seda siis treeninguga lisada, eks ole, nii et võib-olla kohati on nagu imeks pandav ja vahest isegi mõtted, et noh, isegi võib-olla teine pool nagu ei ole nüüd tehniliselt isegi nii hea, ma ei räägi isegi oma naisest praegu, aga noh vahest ütleme, keegi naisterahvas tuleb teisele poole, sa vaatad tehnikat tal ka ei ole, aga seda arvu ta lihtsalt ajab need pallid sulle tagasi kaarega, veel noh, treeneril sul praktiliselt kunagi kaarega mingi palle, siis sa lihtsalt hakkad ise eksima, noh seal ei ole küsimus selles, et kui palju sa ära lööke teed, vaid küsimus on see, et sa lihtsalt ajad palli tagasi ja lased vastasel eksida, noh ütleme tark mängija tegelikult niipidi teebki, aga ma olen tavaliselt siuke ka kannatamatu tüüp, et ega ma selle kaarutamisega väga kaasa ei taha minna ja siis ma tahan kohe neid maha lüüa ja noh selge on see, et suur osa nendest pallidest noh ikkagi leiab tee kas võrgus või siis teisel pool platsi, nii et jah. Kas tennises on nii, et no loomulikult meeste see serv nagu löök on tugevam, aga naised suudavad palli nagu kauemalt, pikemalt mängus hoida. Ja see taktika tõenäoliselt sul selles mõttes on üldjuhul küll nii, jah, et naised ei keskendu ära löögile, nad pigem ajavad selle palli tagasi, oodateski, kui siis vastaspool eksib, jah. Ja kindlasti see servi asi on ka tõsi, et tõesti, kui me mängime, noh, on naisi loomulikult, kui sa lähed seal juba see teise liiga, ütleme esimene ots, noh, rääkimata esiliiga naistest, noh, need löövad juba korraliku servi sulle ka siukest pauku juba, et anna olla, aga loomulikult ka, ütleme, enda puhul on ka aja jooksul serv on arenenud ja täna ikka, kui mingi servitrennis asi õnnestub, noh siis täitsa, noh ütleme niimoodi, et täitsa ikkagi löön juba, ütleme siukest servi moodi asja, mida sa, ma ei taha nüüd öelda nüüd sellise Roland Garros tasemel kuskil näed, aga ütleme siukene, noh ma arvan korraliku servi, siuke 150-60 kilti tunnis ma löön ära kindlasti, noh, kui mitte rohkem. Ehk siis noh, aga seda servi annab juba tõrjuda, kui see ikkagi kastiga sisse tuleb, noh see on juba, ma ütlen, 150-60 on juba nii palju kiire, noh siis sa vaatad, et tippmehed siin, vaatasin siin ükspäev oli Alcarase ja siis oli see USA noor kutt mängisid, mis suudab praegu see nime öelda, noh see lööb ka 230 kilti lööb tunnist servi, no see on nagu püssikuul, noh see tuleb ju siukse lituudiga, et seda reageerida, lihtsalt reageerida, et sa saad selle reketi sinna ette, noh ma ütlen, et siis sa saad aru, et kui kiire tegelikult see mäng on ja kuidas nad nagu saavad need pallid kätte üldse, noh see nimeks pandav. Nii. Ott. Mihhail tuleb võitlusspordi maailmast, mina tulen võitlusspordi ja showspordi maailmast ja mis iganes. Sina tuled kulturismi maailmast. Meid kõik ühendab see tähtis asi, nimelt meil on enda peas ette antud standardvorm alati. Me oleme vahepeal kõikunud, vahepeal kukkunud, tulnud jälle ülesse, võib-olla jälle vahepeal alla ja siis jälle ülesse. Ja ma olen täiesti kindel, et ka sina oled seda läbi teinud. Ja ma nägin hiljuti sinu enne ja pärast pilti. Kui ma nägin seda enne pilti, siis ma olin, Otil ei ole mitte midagi viga, väga heas vormis on. Ja siis kui ma nägin seda pärast pilti, siis ma olin okei. Et saab minna alati paremaks, et on mul õigus, et ka sinul on enda sees see sinu standardvorm, mis peab olema, milline ma tahan olla, see mina pilt, milline võiks mulle peeglis vastu vaadata. Jaa, eks ta ikka on olemas ja noh, eks see tippspordist nagu loobumine kindlasti nagu
kuidagi nagu aja jooksul hakkas ka see oma vorm selles mõttes ikkagi pehmemaks minema. Sest tegelikult ega ma ju ei loobunud tippspordist lõplikult, kui ma tegelikult siin selle sama Eesti meistrivõistlusel ära lõpetasin. Mul oli ju plaan see, et ma jätkan profides, lihtsalt võtan lihasmassi juurde ja paari aasta pärast tulen tagasi. See oli see algne mõte, et lihtsalt lasta kehale peale 25 aastat võistlemist lasta nagu esiteks natuke taastuda ja puhata ja siis heas mõttes kasvada suuremaks, et oleks üldse mõte sinna profidesse nagu minna. Aga see lõppes ju teadupärast kopsutrombiga, kuskil siin see COVID-i aeg, kui see pull oli siin. Ja loomulikult siis ma matsin selle võistlemise mõtte nagu maha ja noh, eks see siis, kui see järsku enam kui sa lähed nagu trenni ja sul ei ole tegelikult mingit väga selget eesmärki, mida sa seal teed, ega trenni ma tegin ikka selles mõttes, aga noh, selge on see, et ega ma siis enam võib-olla toitumist nüüd nii grammi pealt ei jälginud, eks ole, noh, täpselt see, et kui ehitasime koju selle spa-maja ka, noh, ei saa salata, et ütleme, see õllekogus, mida ma varem ei olnud üldse õlut, noh, mul kingiti õlu, siis see põhimõtteliselt läks aegus ära nagu, aga siis järsku vaatasid, et täitsa lõpped, mis peale sauna seal ikka jood, noh. Et hakkas see õlle asi hakkas pihta sagenema selgelt ja kogused hakkasid suurenema ja siis oligi, noh, mingi hetk hakkad vaatama ka, et pagan küll, et ega seda rasva tuleb ka peale, noh. Vanusega vaatad koos ka, et nagu aina vahetus tasapisi aeglustub, et enam see toidu kogus, mida sa üldse pead tarbima, üldse ei olegi nii suur. Kõik, mida sa siis kuidagi veel sinna otsa paned, noh, siis sa nägidki, et ega see muutus rasvaks päris lihtsalt. Kuni mingi hetkeni ma vaatasingi, et teed enam-vähem puhkusaeg, teed mingisuguse rannas mingi pildi, kus sa oled ikkagi nagu rannas, noh, ütleme siis mingite sortsidega. Vaatad täitsa lõpp, et no pilti nagu varem panid hea meelega üles, kui ei taha enam üldse panna kuhugi seda. Ehk siis sa saad ise aru, et see mina pilt, mis sealt siis nagu lõpus sulle nagu vastu vaatab, et ma ei tunne selles nagu hästi, ma ei tunne noh, peeglisse vaadates hästi ja siis kui ma veel niimoodi seda veel vaatan, eks ole, siis noh, ühesõnaga, et ma pean midagi ette võtma ja siis ma see aasta oligi, me tulime sealt Austraaliast tagasi, käisime Austraalia Openil, käisime vaatamas siis seda tenniseturniiri ja siis tulingi tagasi, ütlesin nüüd siit maalt aitab ja et ma 3 kuud proovin siis lihtsalt iseennast täpselt oma teadmistega, nii nagu mul on, vaadata mis 3 kuuga, kuidas keha siis ka selles vanuses reageerib ja tegelikult noh, päris üllatavalt hästi reageeris selles mõttes, et see kaaluvahe ei olnud liiga suur, mis sealt maha tuli, et ma kuskil 90 pealt alustasin ja ma umbes 86 peal umbes lõpetasin selle, aga noh, see pilt, et noh, keskelt oligi taljast üks 10 senti kadus ära, jõunäitajad põhimõtteliselt üks 30% tõusid, 30-40% tõusid jõunäitajad, need ei olnud loomulikult päris oma tipptasemele tagasi, aga noh, ikkagi päris noh, korralikud raskused, mida ma tõssin ja paljud asjad väga lähedal sellele, mida ma tippvormis tegin nagu. Ehk tegelikult see oli nagu, mis vaatasidki, et sa võtad nagu 3 kuud kätte, muudad oma harjumusi, 6 aega ei tarvinud alkoholi üldse, eks ole, noh siis leppisin kokku, et näiteks 2 saunaõlut, reede õhtu teen kõik, eks ole, no see on ka kokkuleppe küsimus, eks ole. Ja tegelikult isegi see ei tähendanud mingit nullist, kõiki loobumist, ma ei tea millest, vastupidi, ma hakkasin 2-3 korra asemel, hakkasin 4 korda päevas sööma, ehk siis kiirendasin uuesti ainevahetust, keha hakkas paremini koostööd tegema, hakkasin jooksma, mida ma vahepeal ei teinud, algul ka tõesti võib-olla 2 kilti seal päevas, lõpus oli nii, et ma tegin mingi 6 kilti jooksu ära, noh peale seda tegin kangitrenni sinna peale, eks ole, ehk see muutuski tavaliseks, et siuke 30 kilti nädalas umbes jooksu, kangitrenni samamoodi pluss tennis sinna juurde, noh ja tegelikult keha nagu sõna otsmest täna ennast päris hästi, nagu päris kiirelt see vorm ja nagu öeldakse, lihasmälu on nagu tegelikult olemas, et kui sa hakkad pingutama ja loomulikult ma võtsin siis ka toitumise ette, tõksin valgukoguseid peaaegu 2-kordistasin võrreldes sellega, mis ma siis tavapäeval sõin, eks ole, noh, et kui sa tahad lihaseid saada, no selgelt sa pead neile ehitusmaterjali kandma, noh, ja kui sa neid asju hakkad tegema, siis sa näed, kui ruttu see muutus tegelikult hakkab toimuma. Ja ma leppisin ka kokku, et noh, vähemalt 5 päevaga ma pidin iga nädalas nägema mingi eesmärgi väga selge ära. Ja kui olin selle ära näinud, siis rahulikult 1-2 päeva ma võtsin jumala rahulikult. Sõin vabamalt, noh, lasid korra peast läbi, et ei ole mingit hullu dieeti ei käi ega mingit muutust. Nii et tegelikult ei nõudnud üldse nagu sellist, ma julgeks ka öelda, siuke 80% nädala tegevuses sa pidid olema fookuses, täis uni, kõik asjad. Ja kui 20% on natukene kergemalt, see ei nulli mitte kuidagi seda tulemust ära. Lihtsalt iga kuu, iga nädal kindlad tegevused eesmärgistatult ja kogu. Tõenäoliselt see valem töötab iga inimese puhul, ainult see tulemus ei ole sama, noh.
Jaa, see on kiire ikka, ja sama nähtav kui sinu puhul, sest sul on ikkagi see varasem põhi on all, loomulikult. Ja... Aga ma toon sama näite nüüd, mida ma rääkisin väliselt ka, aga Mihhail sind ei olnud seal. Ehk täpselt samasuguse muutuse, mul tuli üks klient 64-aastane ära, hakkas käima, elupõline ettevõtja, no null sport. Ja noh, tõesti ka siukene 90 kilo, aga mitte liiga pika siis kasvu kohta. Ja mida ma nägin, ütlen ausalt, keha reaktsioon oli põhimõtteliselt sarnane. 3 kuuga kaaluvahe oli vast 3 kilo, mis ta maha võttis, aga taljest 12 sentimeetrit kadus, õlavarre ümber suurenes. Kõik need, ütleme siis see proportsioon nüüd talje versus selgrind, kõik sentimeetritega kohe muutus. Ehk siis mõneti see oli ka hea näide, et me räägime omal ajal ju kerime nüüd 30 aastat tagasi öeldi, Eesti meeste keskmine eluiga oli 62-63 eluaastat, umbes seal, kus oli pensioniiga. Täna see on juba 74, eks ole. Ehk sisuliselt nüüd 30 aastat tagasi oli, see härrasmees oleks olnud viimase elu, ütleme aasta peale sisuliselt. Täna me vaatame, et kui sa ikkagi natuke muutis oma toitumist loomulikult, hakkas igapäevaselt kõndima, tunnised jalutuskäigud, seal ei olnud mingit jooksmist ega hullu asja. Ja 3 korda nädalas regulaarselt üldkehaline, selline, terve keha programm, siuke algate kava. Ja ma näen 3 kuuga 64-aastase inimese keha täpselt allub treeningule samamoodi nagu 30-sel. Ütleme, pildi. Loomulikult ta visuaalselt ei ole nüüd 30-aastane, aga kõik see, et see rasv kaob, et see lihas tuleb, sarnane protsess inimesel toimub sees, nii et see on ka hea näide võib-olla kõigile, kes ka võib-olla kuulavad ja mõtlevad ka, et tead, mis mul siin enam tead, et ma olen ka võib-olla 50-60 või võib-olla kui keegi 70-ne, aga keha ikka päris ruttu, päris kõrge eani, need protsessid toimuvad tegelikult päris kennasti. Ma võib-olla täpsustaks nii palju, et väga oluline on süsteem. Ja tihti sa seda internetist ei saa, et on vajalik ikkagi treener, kes oskab sulle süsteemi pakkuda ja kes ka jälgib sinu arengut, aga see sõnum on nagu väga oluline, et iga inimese puhul, iga mehe puhul, ükskõik kui vana sa oled, et see areng on võimalik. Just. Ja sõltumata sellest, kas sul on sporditaust või ei ole. Aga siia otsa veel ikkagi see veel ükskord meelde tuletus. Jah, see on võimalik, aga see peab olema süsteemne, kui mitte öelda teaduslik töö, et sa pead ikkagi sellega nagu päriselt tegelema. Ja ta ei piisa ainult sellest, et ma käisin trennis ära, ehk tegelikult enamalt jaolt pigem nagu ma näen, mis on probleem, millega me maadleme, on ikkagi see, et kuidas tavapäeval selle toidukorrad saada ikkagi nagu regulaarseks, tajuda ära, palju ma täna kulutasin, palju ma võin tagasi süüa, et jääks väike defitsiit ka, et keha võtaks oma varudest. Ehk selle üle on, ütleme, kõige rohkem nagu arutelu, et seda, et inimesed tulevad ja trenni ära teevad, see on nagu öeldakse, sellega suudab enamus nagu hakkama saada veel, kes juba on otsustanud trennis käia. Aga jah, see iseseisev töö nüüd, et see tulemus ka tuleks läbi selle, sest treening on eeltöö muutuseks, eks ole. Aga see muutus toimub läbi toitumise ja võt see on tavaliselt see keerulisem pool, mis nagu probleemiks kujuneb nagu. Kuule, me tennisest rääkisime päris palju, aga ütle, kas kulturismis on kõik saavutatud, mida sa tahtsid saavutada, kas jäi midagi nagu kripeldama või sa tunned, et 25 aastat tegelikult esikoht maailma reitingus, rääkimata teistest medalitest ja saavutustest, et tegelikult kõik on saavutatud või? Jäi saavutamata ikkagi maailmameistritiitel, et maailmameistrivõistlused on mul ette näidata pronksmedal, aga ei ole maailmameistritiitlit, see jäi tegemata ja see on nagu tõsiasi, et Euroopa meistriks ma tulin, amatöör olümpia ma võitsin ka, maailma reitingu ma võitsin ka, aga suurtest, Arnold Klassikul ma olin ka mitu korda hõbedal, see on ka üks siukene, selles valdkonnas nagu hinnatud tiitel, mis oleks võinud olla, aga ma mõtlen pigem jäi kripeldama ikkagi maailmameistritiitel. Ja ma ütlen kahjuks praegu ma nüüd näen kusjuures alaliit, kus ma ise olen ka juhatuses, maailma kulturismiliidu juhatuses olen, täna, kus meil on VADA, on seljas nüüd dopingu kontrollidega, täna on jah see, et ma näen neid rivisi, kus raske kaalus on 3-4 meest, 3-4, kui ma seisin
laval oli 30 meest. Saate aru, nüüd on täna 3-4 on alles, kui seal dopingukontrolli tehakse. Ehk see näitab nagu reaalselt seda seisu, mis seal on ja selge, et need on ka lihtsalt pikad mehed, kes ei vasta tegelikult raskekaalu lihasmassi kriteeriumile kuidagi pidi. Ehk siis täna küll liigub alaliit sinna poole, et ütleme, kui nüüd päriselt on tehtud ka kategooriad, kus on ka kulturismis dopingukontroll, ütlen ausalt, et tõenäoliselt nüüd tekiks selline võimalus võib-olla, et isegi võita ka see maailmameistritiitel, aga lihtsalt see aeg, kui ma tegin, see asi pigem jäi selle taha, et meil ei olnud piisavalt tugevat dopingukontrolli. Seal ei olnud küsimus nagu enda saavutusvõime puudumises või kehvas geneetikas nagu, vaid lihtsalt selles, et see, need vahendid või võimalused, millega me tegime, olid nii erinevad lihtsalt. See oli, ütleme, sinna taha ta jäi kahjuks. Aga mingi selline mõte, et ma ei tea, kasvatada, õpetada ja tulla nagu selle tiitli juurde koos enda nagu õpilasega, kas selline mõte mul on täna siin ka sellised, ütleme siis, ka kulturismis sügiseks ma valmistun ühte noort meest ette, kellel ütleme täitsa selline, võiks öelda geneetika on olemas, mille pealt täiesti võistelda ja ta on 17 aastane alles. Nii et ma tegelikult valmistan ikkagi ette ka sportlasi täna. Ja loomulikult ütleme läbi siis oma ka vanema tütri, kes võistleb ju täna küll fit modeli kategoorias, mis on nüüd hoopis teistsugune asi, aga ütleme, et ka seal see unistus, ütleme maailmameistri tiitel saavutada läbi ka tütre tegemist ja kindlasti oleks ka üks selline motivatsioon nagu, et seda mõneti nagu kogeda, sest mul on ju õpilasi on küll enne maailmameistriks ka tulnud. Aga jah, ütleme, et selge on see, et läbi laste on see natuke veel lähem, ütleme, et õpilased on kõik on olnud väga armsad ja toredad, aga tahad või taha, et laste puhul see on veel lähemal see tunne nagu nii-öelda. Nii et kindlasti ma seda poolt igal juhul jätkan ja oma teadmisi samamoodi annan edasi ja ma ei olegi neid kunagi endale nagu hoidnud, sest ma saangi aru, et ega sa võid ju õpetada inimesi tegema, aga sellest üksinda ei piisa, et seal peavad ikkagi väga hästi kokku sattuma mingi geneetiline eeldus ja loomulikult mingi soov midagi saavutada, pluss see töökus, pluss nii palju asju nagu. Ja tegelikult kui ma vaatangi täna ju kulturismi ja fitnessi seisu, ma siin mõneti natuke aega tagasi isegi pahandasin siin avalikult ka, et kui me käisime siin võistlemas 39 tiitlivõistluse medalit, ma saan täiesti aru, võitis Eesti kulturismi ja fitnessi koondis Euroopa meistrivõistlustelt. Sellest, et see oli pea 100 liikmeline delegatsioon, ma rääkisin, et omal ajal ma seisin ju üksinda. Meil oli mingid võistlused, kus ma käisin üksinda või me käisime kahekesi koos, oli keegi treener või delegaat kaasas. Et kuhu täna on see fitnessi asi meil ka Eestis arenenud, kui tublid meil naised on, rõhksõna naised, sest meil on naiste koondis on selline, et ma toon lihtsalt näite, et see on aru saada, et näiteks Mari Oks, kes tuli naiste kulturismis absoluutseks Euroopa meistriks, viimane tiitel oli 95. aastal Inna Uitilt, Inna Uiti veel täna mäletatakse, et nüüd ei ole 30 aastat ei ole samaväärselt keegi Eestis siit ei ole tulnud mitte üks naine ja nüüd järsku tuleb ja võidab absoluutkategooria ära, mis tähendab ka erinevate kaalukategooriate võrdluses võitis Mari ära. Ja põhimõtteliselt see, ma ei tea, enam ei ületa uudise künnist, eks ole, et tekib jälle küsimus lõpus, et mida me siis nagu kajastame või mida me nagu oluliseks peame või et kuidas siis saab olla niimoodi kontsentreeritult nagu ühelt alalt ka nii palju tublisid inimesi tuleb, et järelikult seal peab olema ka treenerid esiteks väga palju, meil on väga ägedaid tublisid treenerid tulnud koolkonnaga peale, meie enda õpilased, keda me kunagi ka treenisime, need on täna ise juba tiimidega teevad, ehk on tegelikult on nii tore seda näha, aga kohati jääb tunne, et ma ei tea, sõidetakse enam, siin oli, ma ei hakka nimesid nimetama ka, et keegi mitte halvastuvalt tunda, aga pildikult öeldes, et mingid mängud me oleme saanud 5 mängu sisse ja me sõidame 6. veel kajastama, et vaatame, et me selle 6. ka veel saame sisse, eks ole, sõidame mida sealt nagu oodata siis on, sõidki sinna kohale, kus on ümmin mängib hommikust õhtuni, mina kajastaks, ütlen ausalt, kui ma korrespondent oleks, seal on palju lõbusam on kajastada selliseid asju et see on see, mis mind natukene pahandab tänapäeval ja ta tihti poetakse selle taha umbes, et aga te ju ei saatnud infot ja kuigi kõik need inimesed on mul täna sotsiaalmeedias on kättesaadavad ja kõige veidramal kujul, siis kui on mingi jama, siis su number leitakse kohe üles. Seda aru, nad helistavad mulle peale seda, ma küsin, et teil on nagu jultumust veel helistada mulle ja küsida nüüd mingi kommentaari mingisugune asja kohta, ma küsin, et ma olin seal 4-5 päeva koha peal,
te ei leidnud mu numbrit üles, miks te mulle siis ei helista, kui mul hästi läheb. Noh, poliitikuna sul on see ka vist väga tuttav tunne, mida ma praegu räägin. Ka mitte ainult poliitikuna, vaid ka sportlasena ja treenerina, et täpselt, sama emotsioon. Sama emotsioon, ma küsin ka, et noh, ma saan ka aru ja ma olen alati võtnud ka toru, kui on olnud probleeme, meie alapuhul ju läbi selle dopingu juhtudes on ka maa ja ilm olnud probleeme. Erinevate nende liigade on olnud probleeme. Ma ei ole kunagi pannud pead vee alla, et ma siis ei räägi või kommenteeri. Aga saage nüüd, olge minu suhtes ka lugupidavad, võtke siis ka see toru kätte, kui meil päriselt hästi läheb. See on mu sõnum, jah. Ma arvan, et ma tean, mida sa vastad, aga ma ikkagi küsin, et kas sa oled nagu õnnelik inimene? Ja sa vastad, et ma arvan, et sa vastad, et jah, sa oled õnnelik inimene, aga mis see valem on siis, õnne valem? Ma kindlasti vastan päris ausalt, et ma olen õnnelik inimene. Ja selle õnnelikkuse, ma arvan, põhjus on täna, kui ma vaatan ikkagi peale, hakkame oma lastest ja täna juba lastest ju pihta, ega mis saa ju öelda, mul on ju laps juba saab 4 nüüd poiss. Vaatan lastele peale, kes neist sirgunud on, kui tublid nad on. Ma arvan, et see on igale vanemale nagu ka selline üks kõige olulisem mõõdupuu, kus sa saad nagu mõelda, et mis see õnnelikkus nagu on. Kui ma vaatan, nagu öeldakse, oma naisest ma juba rääkisin väga põhjalikult, oma pere üldse ka, ema, vend, kes lähedased on, sõbrad, tuttavad, see ringkond, kus ma lävin, on mulle põhjus nagu rõõmu anda, siis tõsi, kui ma täna nagu mõtlen, et kas mul on nagu midagi nagu tõsiselt probleemi ka kukil, mingi asi, mis nagu närib ja ei lase olla ja kui ma mõtlen, et issand, mul ei olegi mingisugust sükest nagu taaka kaelas või kohustus kaelas, mis on võetud ja sa pead nagu kuidagi sellega toime tulema, siis ma arvan, et see ongi põhjus väga õnnelikuks olemiseks, ütleme niimoodi. See ongi see kooslus, lihtsalt see, sul ei pea olema midagi palju, sest vaata, mul on endal ka tutvusringkonnas on inimesi, kes on nagu finantsvabad, kes ei peaks päevas ka tööl käima, et nendega ongi huvitav selles mõttes rääkida, kuulata nende muresid, kuulata, et neil on tegelikult nende samade lihtsate asjadega, millest ma praegu rääkisin, mis mind nagu õnnelikuks teevad, on pidevalt probleeme, siis selgub, et on mingi arengu teemal on mingi otsingud käivad mingil kujul, mingil levelil, mingil tasemel. Siis ma nagu ei saagi aru, et kui sa küsid, et kas raha võiks olla rohkem, ma arvan, jah, võiks, aga mul ei ole ka mitte milleski puudus. Ehk siis kindlasti ta võiks olla veel vabam oma mingite otsuste tegemisel, mida ma täna pean ikkagi lähtuma finantsilisest vajadusest. Aga ma ei kujuta ette, kui ma selle ka veel ära rahuldan, siis ma ei teagi, siis mille nimel see üldse pingutada nagu, aga ma ütlen, see suhte ja kogu selle kooslusega, eriti kui on ühelt poolt lapsed, teiselt poolt lapsed, minu ja sinu lapsed, et kogu seda harmooniaga hoida, ega seal see töö ei lõppe nagu ka ära, eks ole. Nii et põhjusi õnnelikuks olemiseks on tegelikult päris palju. Ja kui see peaks olema üks sõna, miks sa oled õnnelik, siis sa seda praegu kasutasid ka nagu harmoonia. Ja see on selline tegelikult ju klassikaline arusaam mehe nagu õnnest, et lapsed, naine, aju töötab, keha töötab ja tegelikult ongi. Et see eneseotsing, ma ei tea, kas sulle tundub, et ka tuleb ka see iga, et sa hakkad nagu midagi erilist enda jaoks välja mõtlema, et või tegelikult kui inimene jõuab mingis eas nii kaugele, et ta hakkab kas midagi otsima või midagi veidrat tegema või et see ikkagi näitab seda, et ta ei ole nagu eluga rahul, et siis tekib see vajadus. Pigem see vajadus otsida tekib siis, kui on nagu inimene rahul olematu. Nii palju, kui ma olen nende inimestega vesteldes aru saanud, sest ma ütlesin talle ka, nendele inimestele, kellest ma praegu räägin, et mis vajadus mul nagu otsida on. Ja siis nad ongi ütlenud, et tõenäoliselt sul ei olegi vaja otsida. Sest sa praegu nagu näedki, et sa ütledki, et sul on see asi harmoonias, sul ei ole vaja midagi otsida, et ma ei tea, veel saavutada, ma ei tea, mingi järgmine tase, mitte ma ei taha öelda, et suhtes või minu elus ei võiks tulla mingi järgmine tase, ma ei tea. Aga kõige huvitavam on see, et me tihti kipume nagu mitte väärtustama seda, mis meil tegelikult juba on. Ehk me kogu aeg tahame nagu paremat ja ägedamat ja ilusamat ja toredamat ja kusjuures seal ei ole garantiid, et me seda saame.
ja siis sa selgud, et see harmoonia, mis sul oli, sa lõhkusid selle ära selle parema otsingul. Ja vaat see on see paradigma, kuhu sa mingis vanuses jõuad, et kuuled, et noh, ma ei tea, palju selleks õnneks siis vaja on. Ma ei tea, kes Ints Valk või kes see kunagi ütles, et hea on, et see õnnetunne ei ole valdav ja kogu aeg, et inimene võiks ära lämbuda lihtsalt, eks ole, selles, et ehk siis nagu ka, et selle õnne nimel, nagu öeldakse, sa pead pidevalt nagu pingutama, aga ta on piisavalt selline tuvastatav, et ta on su ümber nagu olemas ja noh, mingitel erilistel hetkedel, kui need lähedased siin millegiga siis noh, erilisega, kas ma ei tea, tütar mingisuguse tulemusega või teine laps mingi kooli lõpetamisega või lapselaps mingite uute sõnade või oskustega rõõmustab, eks ole, siis sa seda jällegi eredamalt märkad nagu, eks ole ju. Nii et need on need hetked, kus sa nagu tajud jälle, et see on ju tore, see on ju äge, et see ei ole tavaline, see ei ole igas peres nii, et need asjad võib-olla on nagu niimoodi paigas. Et ma arvan, et inimesed tihti mõtlevad endale mingi valemi, mis teeb õnnelikuks või mingi eesmärki. Et kui ma jõuan sinna või saavutan seda või see asi on veel parem, ja kui mul on veel parem kaaslane või siis ma olen õnnelik. Ja siis inimene unustab ära, et tegelikult see on nagu teistmoodi. Et see õnn on sinu lähedal ja siis sa pead lihtsalt seda tuvastama, tunnistama ja siis ka tunnustama, et mitte nii, et sa kogu aeg arvad, et see on kuskil nagu seal. Jah, aga see ongi selle teadvustamine, vaata, meil on kogu aeg, noh, alateadlikult me elame kogu aeg tulevikus, vähemalt mingi vanuseni. Noh, eakamad inimesed enam tõenäoliselt mitte, sest nad pigem vaatavad tagasi, eks ole, vaadake, see aeg oli ja nad proovivad otsida ja mäletada. Aga mingi vanuseni me kogu aeg elame homses, me räägime sellest, mis nädalavahetusel tuleb, mis meil see aasta plaanis on, kuhu me läheme, plaanime. Ehk siis me tihti kogu selle planeerimise möllu keskel nagu, noh, unustamegi selle ära, et tegelikult meil ongi, ma ei tea, ilus kodu ja tegelikult meil ongi nagu tublid lapsed ja võib-olla kas nad nüüd veel kuhugi edasi õpivad või arenevad, see on iseasi, aga isegi see, mida nad täna juba saavutanud on juba tore, eks ole, ja lihtsalt, et nad ongi terved. Ma tihti, kui näidatakse televiisoris ka mõnda väga raskesti haiget last, siis ütlen ausalt, mul nagu tuleb nagu meeletu tänutunne sellele, et mu oma lapsed on terved. Ja võt, noh, ongi see, et midagi teha ei ole, et ühiskonnas on nii, et kõigil ei saa ühtemoodi hästi minna, aga seda rohkem neil hetkedel, kui sa näed või juhtub, nüüd on neid juhtumisi siin olnud niimoodi, et noh, kõik viimased sündmused, mis on olnud nii palju traagilised, et see panebki mõtlema ja veidral kombel see paneb ka nooremaid inimesi mõtlema, et me võime nagu tahta mingit tulevikku ehitada, aga mõneti on olemas, noh, nimetame seda siis saatuseks või mis iganes me seda nimetame, et tee täna need tegevused ära, mida sa saad teha täpselt selle tervise juures, sest me mitte kunagi ei tea, kui palju kellegile meil siin neid päevi on antud. Ja vaat selle moto järgi tegelikult ma ka toimetan, et ma ei proovi liigselt, jah, ma alateadlikult ka mingisugust heas mõttes ka endal pensioni sammas kuhugi ehitan, midagi investeerin, midagi teen, midagi loon ka seda, et hilisemas eas võib-olla kui ei ole tervist, energiat ja jaksu enam nii palju, noh, et ma saaks enam-vähem ka mingisuguse oma elatusstandardi peal oma tegevused vähemalt ära teha, mis ma olen teinud. Aga ma ei loo liigset illusiooni sellele, et on garantii elada kaua, tervislikult pikalt, ehk siis kui sa saad ela seda täna nii hästi või halvasti, kui sa seda oskad, ära lükka asju edasi, mida sa arvad, et sa tulevikus kuskil 10 aasta pärast hakkad tegema. Proovi neid asju hakata tegema esimesel võimalusel ja ma usun, et su ellu mahub nagu tunduvalt palju rohkem veel tegevusi või neid unistusi, mida sa justkui lükkad edasi, et noh, tead, kunagi teen. Sest elu näitab, et paljudel inimestel ei pruugi lihtsalt enam seda aega jätkuda, et neid teha nagu. Kuna meil on veel üks nagu klassikaline küsimus, et see noh, sinu õnne nagu valem on lahti seletatud, aga laiendame seda, et kes on nagu sinu arvates nagu õige mees, kes suudab õnne valemit enda jaoks nagu lahendada või luua? See ei ole üldse lihtne küsimus. Ma arvan, et see mees
peaks noh, eelkõige iseenda sees aru saama, mis teda nagu õnnelikuks teeb või mis see õnn, sest ega meil see, kuidas nüüd öelda, igaühe sees see mingi õnnetunnetus tõenäoliselt on natukene, eks ole, erinev. Me küll räägime sarnastest asjadest, me räägime siin perest ja mingist materiaalsest heaolust ja lähedastest, mis on valdavalt tõenäoliselt samad. Aga noh, ka see partneri tunnetus ja lastega läbisaamise mingi tunnetus, kui lähedaseks sa jääd, isegi täiskasvanu eas, milline see klapp jääb, noh, see mõneti on kindlasti erinev nagu ja ka see vajadus mingi suhtluse, isegi mingi helluse, hoolivuse, armastuse järele, ega see on ka erinev, vaata. Ehk paljudel ei olegi seda sellisel kujul, eks ole, noh, minul on see nagu olemas sisemiselt, ma seda pidevalt väljendan, eks ole, ja see tase nagu ongi mingil kujul ja kuigi siis kas see partner, kes mul on, või ka need lapsed, nendega tekib see side, kuidas ma näen, et minu arvates see on ideaalne minu poolt vaadatuna ja tundub, et neile see ka sellisel kujul sobib, siis see moodustabki selle nagu selle sümbioosi, eks ole, aga milliseks see teisel mehel võib kujuneda, noh kindlasti see on erinev, nii et ma ei teagi, kas seal peab mingit ühtset olema, aga ma arvan, ta hakkab enda arusaamast pihta, mida ma tahan elult, millise mehena ma tahan ka väljaspoole paista või olla, kas see olen mina ise või ma pean mängima kedagi, et olla meelepärane, sest see on ka üks osa, eks ole, ühiskonnast tänapäeval, et me käitume ju mõneti nagu mida ühiskond nõuab, eks ole, noh, võib-olla me oleks kõik mingid palju karmima sõnavõtuga ja veel avalikkuse ees olevad inimesed veel enam, eks ole, noh, sa pead ikka väga hästi valima, mida sa täna ütled, me näeme seda, kui me ei ütle midagi ootuspärast, siis millise reaktsiooni see esile toob, eks ole, on neid, kellele, ma saan aru, on täitsa ükskõik, mis neist mõeldakse. Inimene pidevalt väljendabki ennast täiesti vabas võtmes veel oma mingite tõekspidamiste järgi ja selgub, et väga paljudele see kusjuures meeldib, eks ole. Ja samal ajal on inimesi väga selgelt, kes kontrollivad oma asju, kes oma tänu kontrollimisele mõjuvad samamoodi mingile hulgale inimestele siis noh, sümpaatselt. Ja teine pool on see, kas ma vajan seda välistunnustust või vaja või ma lasengi lihtsalt olla see, kes ma olen. Nii et ega ma ei oskagi midagi konkreetsemalt võib-olla selle... Aga kui lihtsustada, kui lihtsustada, et kas sul peas nagu, on ka nagu mingi selline nagu arusaam, et noh, see on nagu normaalne nagu tüüp, et ta on ala nagu aus, tugev ja konkreetne. Okei, me võime selle tõmmata lähemale. Esiteks on sõnapidaja, minu jaoks on sõnapidamine üks põhiline alus, et vähemalt meestevahelises suhtluses. Et kui me leppisime kokku, siis me leppisime. Mul ei ole vaja minna teha mingisugused 100 leheküljesi mingisuguseid lepinguid, leppisime kokku, surusime käppa, kõik. Mul on selliseid sõpru enda ümber on, kellega sa teedki sellised kokkulepped ja need peavad ja ma pean väga lugu sellisest asjast, see on nagu number 1. Teine asi on samamoodi, isegi kui me oleme eri arvamusel, me ei muutu isiklikuks ja me ei hakka solvama isiklikuks plaanis. See on nagu üks teine väga oluline punkt. Ehk siis me võime ka vaielda, võib-olla isegi häält tõsta, aga me ei hakka üksteist solvama. See on nagu teine väga oluline printsiip. 3. asi, ma arvan, on mingi täpsus, vähemalt mingi ajaline täpsus või arusaama ajast. Sest ma nagu ei salli ise nagu hilinemist ja ma ei kuidas nüüd öelda, nagu ei saa ajada inimestega asju, kes nagu ei tunne kalendrit või kellaaega nagu, et ma olen nagu, noh, tänu võistluste korraldamisel sellele, noh, põhimõtteliselt ma panen kella ette, ma eksin tihti võib-olla terve päeva peale seal 10 minutiga. Terve päeva peale, ma arvutan selle välja, ma tean, palju mul võistlejaid on, ma tean enam-vähem ajaliselt kaua mul mingid asjad lähevad, me põhimõtteliselt kella käima panna ja kui ma 2 minutit hiljem avan võistluse hommiku, siis on juba pahasti, siis on midagi viltu läinud. Ehk kell on ülioluline pool, eks ole. Ma olen mingisugune 4 põhipunkti, millele nagu ma tuginen ja mis tegelikult, ma saan aru, paljude jaoks ka on olulised, kes tõesti on edukad inimesed ja võt, siis saabki asju nagu ajada nendega, et ja ma täiesti saan aru, et on ka rohkem selliseid, ütleme noh, loomingulisi inimesi, kelle jaoks need ei ole olulised ja kes saavad ka väga kenasti hakkama ja see on ka igati fine, aga jah, minuga nagu asja ajamisel need on nagu siuksed olulised faktorid, et kui keegi võib-olla meid täna ka kuuleb ja tahab läheneda, et siis need asjad oleks nagu olulised nagu meeles pidada. Ott on
põhimõtteliselt kõik ära öelnud, mul ei ole mõtet ka külaliste poolt jäetud küsimusi sult küsida, sellepärast et sa sisuliselt vastasid ka nendele juba ära. Küll aga kui sa tahad veel lõppu mingit sõnumit enda südame põhjast inimestele edasi öelda veel kord, siis nüüd on sul see võimalus. Tead, ega mul ausalt öeldes, ma ütlesin vist tänases juba saates piisavalt palju ja piisavalt sügavalt, kuna tegelikult olid väga asjalikud küsimused. Ja sest podcastides ma ei saa öelda, et ma käin nüüd liiga palju, aga ma käin ja siin tegelikult oli ikka väga palju tahke või ka küsimusi, mida ma ei tea, et varem oleks küsitud. Nii et selles mõttes ma arvan, et ka neid, kes on võib-olla varasemaid minu mingid sõnavõtte kuulanud, said kindlasti siit ikkagi mingeid lisapunkte ja mingisuguseid mõtteid, mida ma võib-olla niimoodi süvitsi ei ole väljendanud ja tegelikult ega ei olegi pidanud, sest kui ei küsita, ega siis ei ava ju neid nurki nagu ka, nii et ma tänan teid selle ma arvan päris huvitav vestluse eest. Mul endal oli huvitav ja te olite selles mõttes ikkagi väga kenasti ette valmistanud selle asja, sest kunagi saime kiita just. Ka, no jah, vaata, kui sa oled piisavalt palju osalenud, siis ma julgen seda, võtke seda ikkagi kogu kiitust, et ma seda ei teeks, kui ma nii ei arvaks. Ja ma tänan selle võimaluse eest ja loodan tõesti, et need kuulajad, kes võtavad selle ajaga kuulata, et tõesti nad nagu, võib-olla paneb see igat inimest oma nurga alt mõtlema nende samade punktidele, sest igaüks ju võib ju enda peas esitada need samad küsimused, et kuidas mina neile vastaksin. Ja tegelikult see on siuke täitsa, ma arvan, analüüsi koht, et selle saate puhul, formaadi puhul ka, et võtkegi ja kuulake mõttega läbi ja proovige ise neile samadele küsimustele vastata ja võib-olla te leiate selle oma õnnevalemi siis ka üles. Aitäh teile. Aitäh sulle, Ott, kõike kõige paremat ka su perekonnale. Su pere on väga tore, alati viisakad, alati karismaatilised ja sõbralikud. Nii et palju tervist, palju väge ja võimu su perele ja sulle. Aitäh, et sa saatesse tulid. Aitäh teile, mulle oli. Voim ja vägi @gmail.com see oli voim ja vagi @gmail.com on see koht, kuhu te hakkate meile kirjutama. Ärge unustage seda, et härra Ott Kiivikal on ka raamatuid, nii et vaadake ka neid. Ja põhiline asi, mida ma olen ka varem rääkinud, mida ma tahan veel meelde tuletada teile. Kui teie kõrvale on sattunud tark, ilus, tore, vinge naine, siis arvesta sellega, et teisel pool ei ole rohelisem. Sa pead ise oma muru kastma, sa pead ise koos kasvama ja ise tegema kõike selleks, et asjad toimiksid. Aga päeva lõpus, täpselt nagu ka siin podcastis, teamwork ehk siis koostöö on kõige alus. Ja kui sa ei tea, mida trennis teha, mine Oti juurde.